Tere, kaunis kuulaja. Sa kuulad Chanda kanaldust. Kord ühes jõe kaldas, kord teises. Ükskord must, teinekord valge. Mõnikord tundub jõevool nii raju, et ainuõigena paistab navigeerimine ühte või teise kaldaäärde klammerdununa. Kalda ääres kinni on silmale nähtav suures pildis teise kalda äär. Liialt köidetud jõevoolule on pilk suunatud jätkuvalt teisele kalda äärele. Nii oskab kinnihoidja kommenteerida, anda hinnanguid, pidada vestlust kaldast, mis talle paistab taamalt. Ent selja pööranud kalda äärele, kuhu ta on klammerdunud ja 10 küünega kinni hoiab, et jõevool teda kaasa ei viiks, ta rääkida ei oska. Ta ei tahagi. Rääkimine võiks tuua üles valitud kalda poole ebapädevuse, ebamugavuse, ekslikkuse. Nii on kordades turvalisem hoida pilku sellel, mida parajasti käega ei katsu. Ja anda augu selle arutlusele. Miks kardab inimene kärestikulist jõevoolu? Miks ta kardab keset? Miks ta kardab seda, mis jääb musta ja valge vahele? Mis jääb musta ja valge vahele? Kui must sümboliseerib eilset ja valge homset, siis nende kahe vahele jääb täna. Täpse keskme välja arvutamiseks tuleb õppida tundma ühte kalda äärt, siis teise kalda äärt. Et tulla keskele kokku. Arusaamine, et üks või teine pole õige ega vale, tekib julgus lahti laskmiseks. Jõevooluga kaasa minemiseks ehk end usaldama eluvetele, elule. Kuidas mekib elu? End usaldatuna universumile. Kas me peame läbi kehastuse võitlema ellujäämise nimel, kestmise nimel? Või lõdvestumise korral võtaks universum vastutuse meie
elus olemise eest ise. Kas jõgi peab pingutama oma edasiliikumise nimel või juhtub see nii või teisiti, sest ta on lahti laskunud kalda äärtest. Suures lustakuses tormab ta edasi, tal ei tule mõttesse, et täna ma keeran ennast ümber ja lähen vastassuunda ronima. Nui 4 ma trügin siit kalda äärest üles. Ta ei tee seda. Veerohkuse korral jah, ta puudutab kalda ääri, kuid mõlemat võrdselt. Ta ei lähe klammerduma ühe või teise külge. Ta ulatab oma süleluse mõlemat poolt puudutama, et siis jälle edasi minna. Pandeemia olukorras mis on universumi üles kutsutud äärmiselt noorte ja väga kõrges vanuses hingede kokkukutsumine. Inimene on käepikendus pandeemia juhtumiseks. Kuid päris algus ulatub universumi keskmesse. Miks? Miks me kutsume üles pandeemia? Kui jõesäng läheb liiga laiaks, kalda ääred jäävad teineteisest üüratusse kaugusesse, siis me kutsume üles pandeemia. Kalda äärtena me võime vaadelda äärmiselt noori hingi ja väga kõrges vanuses hingi. Kui hingede nooruslikkus ja kõrge iga läheb liiga suurde äärmusse, siis me kergitame keskelt üles pandeemia. Meil on vaja eraldada mänguväljalt kas liiga kõrges vanuses hinged või liiga noored hinged. Nende liiga pikaks ajaks kokku jätmine on elumängule ohtlik. Nad hakkaks teineteist
lõhkuma. Nad muutuvad teineteise kehastusele hävitavaks. Kooskõlas planeedi energiaga tehakse otsus, kas liigutatakse mänguväljalt välja noored hinged või eakad hinged. Planeedi soovil ja koostöö kokkuleppes kergitada oma sagedust võetakse kasutusele meetod eemaldada mänguruumist noored hinged. Noor hing on alla 500 kehastuskogemuse hing. Alla 300 kehastuse hing on äärmiselt noor hing. Pandeemia mõte on kutsuda üles hirmuenergia, mis laiendada vihaenergiaks. Pandeemia mõte on eraldada hinged kehast lahti. Ehk kutsuda üles surm. Läbi kehast välja suremise on võimalik viia mängu osaliselt ühest ruumist üle teise ruumi. Hirm laseb teha otsuseid, mis lubaks kehast lahti lasta, anda keha tagasi planeedile, emakesele maale ja viha toetab sisenemist uude mänguruumi, kus on madalam võnkesagedus, mis on kohasem noorele hingele. Vana hing vajab kõrgsagedust, noor hing vajab madalsagedust. Madalsagedus lubab ammutada kogemusi, mis on seotud kannatusega, kehaliste haigustega, ebamugavustega. Vanahing vajab kõrgsageduslikku ruumi, kus tuua mängu koostöö. Haigustest välja kasvamine, piirangutest vabanemine ja armastusenergiasse ulatumine. Armastuse energia tähendab absoluutset aktsepteerimist sellele, mis keegi on või pole. Milline on situatsioon või pole. See on totaalne alistumine kõiksuse valikule, olemata ise puutumata, olles ise puutumata teiste valikutest.
Pandeemia ajal pole vaja kanda kahetsusenergiat. Avatud uksel teeb iga mänguosaline täpselt sellise valiku, mis teda köidab, mis on talle kõige meelepärasem, mis tema hingekasvu kõige enam toetab. Mänguväljadele eraldumise ajal kehtib igale osalisele absoluutne vaba valiku seadus, isegi nendele, kes on oma hinged maha müünud ja saatana mõtteruumis kinni. Äärmuslike kõrge madalsageduste alla toomise ajal on võimalik triivida ühest äärmusest teise. Piisab küsimisest, sellele järgnevast tahtest ja sinna lisatud otsusest. Otsuse järel saabuvad vastavad jõud, kes toetavad küsitu võimalikuks saamist. Aastaid enne pandeemia avalikustumist hakatakse koolitama suuremas koguses valgussõdalasi. Avatakse koolid, õpiruumid, mida on aastasadu kinniste uste taga õpetatud, suust suhu edasi antud. Ehk siis paganistlikul moel inimeselt inimesele edastatud. Välja koolitatud valgussõdalased oma vabast valikust kirjutavad alla paktile siseneda madala energiate mängumaale. Pandeemia kesksel perioodil. Et hoida koos uue mänguruumi mõistes 40 000 aastaks avatavat mänguvälja. Mänguruumi ja planeedi koos hoidmiseks on vaja kõrget sagedust. Madala sageduse üksinda ruumi jätmine lõhub ruumi. Ruum kaob, aihtub. Kõrgsagedus ehitab üles ruumi, et madal sagedus saab ammutada talle meelepäraseid ja vaja minevaid kogemusi. Kõrgsagedustel on seesugune panus äärmiselt kurnav, äärmiselt keeruline, äärmiselt raske. Kuid too on kiireim tee oma karma raamatu puhastamiseks.
virgunuks tõusmiseks. Tule minuga kaasa väikesele rännakule. Ma hoian su ruumi. Rännaku ajal oled sa hoitud, kaitstud, valvatud. Ma kutsun sind leidma mugavat asendit. Ma soovitan sul istuda. Istuda rätsepaistesse. Istuda toolile. Ja mõttes kasvatada oma selgroo maapinna suunda pikenema. Las ta läheb kiire puujuurena maa sügavusse. Lase tal ühel momendil juurte rägastikuna laiali hargneda. Las ta läheb nii sügavale, et juured haaravad enda embusse maa keskme, maa tuuma. Olgu ta kui kuldne munarebu, mida jäävad juured pehmelt hoidma. Too nüüd oma tähelepanu mööda juuri uuesti ülesse, kuni sa jõuad oma kehani ja sisened mööda oma selgroogu ja tuled ülesse suunda. Tule nii kõrgele, et sa jõuad oma pea tippu.
paiska sealt peatipust nüüd võimsa purskkaevu surves välja veejuga. Mis täiel hool suundub kõrgustesse. Mine oma teadvuses ja mõtte jälgimises veega kaasa. Kuni viimse piisani, kes jõuab kõrgustes asuva purskkaevuni, mida sa oma silma ette visualiseerid. Pane oma mõtte mõneks viivuks sinna purskkaevu kümblema. Tule nüüd üles paisanud veejuga mööda alla, kuni sa jõuad oma peanupuni. Sisene, tule mööda selgroogu, kuni sa jõuad päikesepõimikusse. Päikesepõimik sümboliseerub kollase värvusena ja asub sinu rinnaku all. Naba ja rinnaku vahelises piirkonnas. Näe seal kollast kera, mine poe selle kollase kera sisse ja jää sinna kui loote asendisse hõljuma. Hinga. Hinga 3 sügavat hingetõmmet, nii et õhk siseneb nina kaudu ja väljub suu kaudu. Sa võid õhku väljutada pahistaval meetodil. Lase välja hingamistel omal õlgadel lõdvestuda. Lase selgroogu mööda justkui voolab vee nina alla selle raskuskormaga koguma. Ja kui sa oled teinud 3. väljahingamise, aseta oma keele ots suulae tippu. Ja tule uuesti kollasesse kerasse, loote asendisse hõljama. Pane tähele, et sinu ümber olev lootevedelik on täpselt parajas konsistentsis, ta jaksab sind kanda. Temas puudub surve, ta on toetav. Sa saad oma käsi vabalt liikuda, proovi oma paremat kätt välja sirutada ja vaata, sa saad teda kergelt liigutada. Vedelik teeb ruumi. Sul tekib ruum sinna, kuhu sa oma käe sirutad ja ruum kaob sealt, kus sa käe ära viisid. Sul on täpselt piisavas koguses ruumi. Too nüüd parem käsi peopesaga asetatuna päikesepõimiku peale, oma üla-kõhu piirkonnale. Pane ta pehmelt sinna puhkama.
mäleta nüüd vasakut kätt välja sirutades iseseisvalt hingata. Enne käe liikuma minemist tõmba kopsud õhku täis. Võib-olla sissehingamine toimub hoopis teistmoodi meetodil kui ninasõõrmete kaudu, aga sa näed, et sinu kehasse siseneb õhk. See on värske kui ookean. Ta on kosutav, soolastest veepritsmetest koosnev. Ja rahulikus väljahingamises aegamisi liiguta vasakut kätt endast eemale. Näe, mismoodi tekib su käele ruum. Äärmises aegluses liiguta seda vasakut kätt tasapisi. Edasi tagasi. Päripäeva. Suunatud ringete liigutustega. Või üles. Näe nüüd see ulatus, kuhu sa oma vasaku käe välja sirutasid. Just kui sõrmedega kahmad, sealt saab värskust, vabadust, mis siseneb sinu kehasse ja väljendub kopsudesse paisutud õhku. Sinu vasak käsi sirutas õhu järele. Võta seda endale omaks nii palju, kui sa vajad. See on sulle saada. Ma ütlen sulle, sul on õigus õhu järele. Mina annan sulle loa. Hingata vabalt. Ja kui see kõnetab sind, siis lase sellel juhtuda. Luba oma vasakul käel ammutada oma kopsudesse, oma kehasse, oma rakkudesse nii palju värsket õhku, kui sinu keha janub. Sa võid täheldada, et sinu looteasendis hõljuv keha muudab värvi. Just kui vee sisse voolamises nagu kannust anumasse vee valamisel muutub tihedus. Muutub klaasi sisu värv. Õhul on värv. Veel on värv. Kukuta keemiatunnis õpitud ja raamatusse trükitud fakt, nagu vesi ja õhk oleksid värvitud. Sa näed praegu selgelt oma teadmises, oma nägemises, oma taipamises, oma usalduses, oma tajumises õhu ja vee värv. Kõik, mis su teadvusse praegu kangastub, see on nii. See pole sinu väljamõeldis. Või ettekujutamine. See on sinu tõde. Oma tõe üle pole vaja minna kaklusse. Oma tõde pole vaja suruda teistele peale. Oma tõde pole vaja ümber lükata teiste tõe peale surumises.
kui sa oled saanud ammutada piisavas koguses õhku, siis too vasak käsi oma parema käe selja peale, laotada avatud peopesana parema käe selja peale. Mõlemad käed vaatavad peopesadega suunatult päikesepõimikusse. Sa võid tunda peopesades vibratsiooni, kihelust, torkimist, ringlust, ühte suurt ringlust või pisikesi ringeid liigutusi. Lase nendel ringetel liigutustel või torkimisel voolata energiana välja sinu peopesadest ja sinu päikesepõimikusse, milles asub kollane pall. Las too pall hakkab kasvama energia väljavoolamises. Hinga. Las pall kasvab nii palju, et ta kasvab sinust välja. Pall muutub suuremaks kui sina. Las ta kasvab nii suureks, et sa jääd palli sisse. Ära karda, ma hoian su palli, see ei lähe katki. Ja ära karda suurust ja laiust, kuhu pall kasvab. Ma hoian sind. Su pall on absoluutselt hoitud, mitte ükski võõrjõud sinna sisse tulla ei saa. Sa võid mõttes koputada seest välja poole palli seinale. Ta on justkui klaas, mis kõmiseb sulle vastu. Ta on piisavalt tugev, sest sa hingad tema välisesse konsistentsi, sellesse klaasi sisse õhku. Mine vii nüüd oma tähelepanu ülesse purskkaevu, kus sa ennem kümblesid. Ja justkui voolikuga too sealt purskkaevust vett ja kasta palli väljast poolt. Seest poolt toestad sa palli õhuga ja väljast poolt ülima puhta algallika veega. Sissehingamisel palli seesmus tugevneb, väljahingamisel palli väline osa tugevneb. Sa oled kaitstud nii seest kui väljast. Hinga ühtepidi sisse. Et palli seesmus muutub üha tugevamaks. Ja hinga välja, et palli väline muutub üha tugevamaks. Ja samal ajal kasvata palli suuremaks. Tekita omale ruumi juurde. Anna oma kartus mulle, et pall võib minna katki. Anna oma kartus mulle, et sa ei tule toime palli suuruse haldamisega. Luba ma transformeerin ümber sinu kartuse ja tagastan sulle sobivasse energiasse. Vaata, sinu palli sees on peegel.
ta on maasse kinnitunud suur peeker. pane oma hirm sinna peekri sisse. pane teda nii palju, kui sul jagub. sa võid näha, ta aurustub sinu kehast välja peekrisse. ta voolab sinust välja, ta läheb värvikogumina sinust välja. ja peekris on äravooluauk, ta voolab sedapidi välja. kui sa oled kogu oma hirmu sinna peekrisse sisse pannud, siis äravooluauk sulgub, see kaob. pane mõttes oma silmad kinni ja tee 5 väga sügavat hingetõmmet. jäta õlgu kergitamata. hinga nii, et su ringkere ja ribid laienevad. hinga väljapoole. jäta hingamata ülesse suunda, hinga laiusesse. sinu ära antud hirmuenergia transformeerin ümber täpselt sulle sobivasse energiasse. sinu ära antud hirmuenergia on transformeeritud ümber täpselt sinule sobivasse energiasse ja see ilmub samasse peekrisse, kuhu sa panid oma hirmuenergia sulle sobival kujul. samas väärtuses. kummardu mõttes peekri kohale ja hinga auruna sisse sulle sobivat energiat. sa võid anda selle energiale ise sõnalise nimetuse. olgu ta julguse energia, toetuse energia, armastuse energia, vabaduse energia või usaldudes universumile, elule, hinga sisse auru teadmisega, et see on sulle, sinu kõrgemale minale just kõige parem ja sobivam energia. Võib-olla sulle tundub, et seda auru tuleb väga palju, see on väga intensiivne, aga see on täpselt sulle sobivas koguses edastatud aur. Täpselt nii palju, kui me andsime ära, täpselt sama palju vähemalt tuleb võtta asemel. Vastasel juhul keha korjab automaatselt üles sama väärtusega negatiivse energia ja natukene rohkemgi. ole hea, hinga oma hingamisteede kaudu aur sulle sobivas energias sisse. Las ta siseneb igasse sinu kehaosasse. Sa võid näha temal värvi. Las see värv imbub sinu kehasse. Võib-olla sa võtad hetkeks oma kehas aurule sarnase värvuse. Lase sellel juhtuda. Lõdvesta oma õlad ja lõdvestu sellele aurule. Lase vabaks oma käed päikesepõimiku piirkonnast. Lase sind ümbritsev lootevesi kannab. Lase nad vabalt puhkuma. Las nad toetuvad su põlvedele. Õhus. Lase nad vabaks. Ja hinga. Hinga laiusesse.
lase nüüd lahti purskkaevust tulev veejuga. Keera voolikust sisenenud vesi kinni. Võta üldse voolik lahti, pane see purskkaevu, see lahustub sinna ära. Sinul jääb ühendus sinu selgroogu pidi üles suunas liikumisse, mis ulatub purskkaevuni välja, mis on sinu kõrgemaks teadvuseks, sinu elu energiaallikaks. Purskkaev on sinu elu energiaallikas, millele sul on alati juurdepääs ja õigus siseneda. Seal asuvad sinu õiged vastused. Hinga nüüd endast suuremaks kasvatatud pall endasse. Hinga see endasse nii kaua, kui ta suurus muutub pisikeseks palliks, mis jääb sinu päikesevõimekusse. Igal sissehingamisel väheneb palli suurus, kuni tema mõõtmed jäävad väiksemaks kui sinu keha. Anna endale aega. Harjutuse sooritamine pole seotud kiiruse, vaid intensiivsusega. Praktika käigus suureneb automaatselt kiirus, kuid seda pole vaja teha tehislikult. Tähelepanu on vaja suunata intensiivsusele, detailidele. Sfääri iga külje nägemisse, tajumisse, tundmisse. Viimse detaili nägemisse. Kiirusel pole siinses meditatsioonis kohta. Hinga. Sa oled hoitud. Kui pall on väikeseks kasvanud, siis tunneta tema ühendust, mis läheb sinu selgroogu pidi maasse, mööda juuri, maakese ümbrusse. Tunneta seda ühendust, kuidas sa oled ühenduses maakesega. Kui sul on küsimusi, siis sinu juurte pehmes embuses olev maakese, kuldne kera,
on sulle ekraaniks. esita küsimus ja ekraanile tekib sulle vastus. Küsimust ei saa esitada kas kujul võrdluses, kas see on parem või halvem. Küsimus saab esitada vormis, mis annab vastuse jah või ei. Näide. Küsimuse esitamiseks. Minu kõrgem mina kas sa vajad nüüd ja praegu kõrgsageduslikku ruumi, kogemusse suundumist. Kuldsesse sfääri tekib vastus. Vastust võib näha kirjutatuna jah, ei. Jah, vastus võib sümboliseerituna tulla värvuse kujul, kui on tehtud kokkuleppe. Näiteks valge tähendab jah, must ei. Mu kõrgem mina nüüd ja praegu. Kas sa vajad madala sageduse mänguruumi kogemust? Kui sa saad vastuse oma küsimusele, vastus võib tulla kuulmisega, nägemisega, taipamisega, tundmisega, tajumisega. Kõik meetodid, millega vastus tuleb, on õiged. Sa võid ka näha maakera keskses sfääris, mis on sinu juurte embuses, filmilindi lõiku. Sulle näidatakse, kui sa teed valiku kõrgsagedusse liikumiseks ja kui sa teed valiku madalsagedusse liikumiseks. Võib-olla on sulle avatud mõlemad ruumid.
ja vaja on sinu teadlikku otsust, kumma kasuks sa valid. Ma kutsun üles avanema teejuhtide ruumi. Sinu lähedusse ilmub sinu praegune teejuht või sinu tulevane teejuht. Kui sa varem ei ole kohtunud oma teejuhiga või sa ei tea, kes on teejuht, siis teejuhid on selleks, et juhatada meid meie teel õigele suunale ja seista selle eest, et me tuleme takistuskohtadest läbi, kui me oleme küsinud nende toetust. Teejuhi toetuse saamiseks on vaja esitada talle küsimus, palve. Teejuhid saavad sekkuda ainult palve ja küsimuse esitamisel. Sa võid teada, et su läheduses on teejuht. Sa võid teda näha, sa võid teda tajuda, sa võid teda tunnetada, kõik variandid on õiged. Kui tegemist on uue teejuhiga või vormiga, keda sa esimest korda kohtad, ära karda. Ta on tulnud sind toetama, ükskõik millisel kujul sa teda näed, usalda. Sa oled praegu hoitud ruumis, ma hoian sinu ruumi. Sinu ette võivad tekkida vormid, mida sa kardad. Need on sinu alateadvuse hirmud, mis kerkivad praegu üles. Ära karda. Kui sinu hirm on suurem kui mõtlemisvõime, siis võid sa paluda teejuhti. Palun jaga mulle lahendust oma hirmuga toime tulekuks. Ükskõik, mis küsimuse sa ennist esitasid ja vastuse said, küsi alla lahenduse energia. Palun mulle lahendust kõrgsagedustele liikumiseks. Palun mulle lahendust pandeemia energiast välja kasvamiseks. Palun mulle lahendust tõe nägemiseks. Palun mulle lahendust tõe eristamiseks valest. Palun mulle julgust edasi liikumiseks. Palun mulle julgust tõe nägemiseks. Palun mulle julgust hirmuenergiast läbitulekuks. Palun mulle julgust pandeemiast lahti laskmiseks. Sa näed, kuidas teejuht sirutab oma käe sinu juurte vahel olevasse maa keskmesfääri ja võtab sealt välja eseme. Piisab teadmisest. Siruta välja oma parem peopesa ja las teejuht usaldab eseme sinu kätte, kui sa oled selleks valmis. Lisaks
palvustele ja küsimisele tuleb kutsuda kohale lahendusenergia. Lahendusenergia tuleb maa seest. Uued sagedused me kutsume üles kõrgustest, taevastest vägedest. Kuid lahendusenergia töötab läbi maaema, läbi keskmaa. Mis iganes elemendi või mille teejuht su kätte poetas, kasvata too pisikeseks pärliks, kreemikarva pärliks oma peopesasse. Nii nagu sa kasvatasid väikseks sfääri, mille sees sa ennem hõljusid. Asju saad sa kasvatada suuremaks ja väiksemaks läbi hingamise. Hingamise ajal tunneta, kuidas sinu seljapealsed kopsud liiguvad. Visualiseeritud tiibade kohal, justkui oleks kellegi soojad peopesad. Tiivakühmude kohal ja hingamise ajal need liiguvad. Edasi, tagasi. Kasvata teejuhilt saadud kingitus lahendusenergia pisikeseks pärliks. Ja pane see pärl oma pea kõige kõrgemale tipule. Vahele võib jääda väike vahe, asetada sinna kohale. Sa näed, ta jääb sinna hõljama. Ta on sinuga kaasas ja jääb kutsuma üles lahendusenergiat materialiseeruma. Täna teejuhti, kes tuli kohale, kui ta oli su tuleviku teejuht. Võib ta sulle teada anda, et üsna pea te kohtute, kui sa oled mõned õppetunnid omaks võtnud. Mõned lahendusenergiad endasse tõmmanud, siis tuleb ta uuesti sinu juurde. Täna teda. Ja lase tal minna oma teed. Sina korja kokku oma juured, mis on maa ümbruse ümber. Ja tule neid juuri pidi ülesse kuni enda selgroo alumise tipuni. Hinga. Tule kohale oma päikesepõimikusse, kus on kuldne kera. Visualiseeri ja võta mõttes kera oma päikesepõimikust ja pane oma parempoolsesse energeetilisse taskusse.
aseta oma käed keskmesse, peopesad teineteise suunda vaatamisse, suru nad kokku tänuasendisse ja täna iseennast teekonna eest, julguse eest hingata, julguse eest vaadata otsa oma kõrgemale minale, julguse eest teha valikuid teadlikul tasandil, julguse eest ennast tervendada ja endaga tegeleda, kasvada. Läbi kogetud rännakut võid sa teha igal ajal endale sobival meetodil. Iga kord, kui sa tuled meditatsiooni tegema, avardub sulle hoitud ruum. Siiski enne rännakule minekut veendu, et ümber sinu on sind soosiv ruum. Vajadusel sulge uks. Läida viiruke küünal, juhul kui on tegemist naturaalse viiruke ja küünlaga, vastasel korral jäta need süütamata. Parafiinküünlad ei sobi rännakuteks. Keemilised viirukid ei sobi rännakuteks. Naturaalsed eeterlikud õlid võivad toetada rännakut. Loodus, puhas loodus on parim koht rännaku tegemiseks, mis on rahva vaba. Rännakud võib teha mitmekesi koos. Teie ruumid on hoitud sellel ajal, kui te kuulate praegust kanalust. Teie energiat jäävad segunemata, igaüks saab oma osa talle sobiva. Rännaku lõppedes oled sa uuesti oma energias, mis on läbi rännaku kasvanud, kuid oled oma ruumis ja vastutav oma energiate eest. Enne silmade avamist taju oma keha, tunneta oma keha marba otsast peanupuni, näpuotstest nabani, hõlgadest puusedeni. Paku järgneva 3 päeva jooksul endale rohkem puhast vett kui tavaliselt. Puhast naturaalset vett, mullivaba. Vähenda suhkru, valge nisujahu. Tarbimist. Ole hoitud. Aitäh sulle, kaunis kuulaja, sa kuulasid Chanda kanalust.